ma müüsin just 6 aega tagasi oma maja maha Tartus, ma olen nüüd kodutu, jee. Aitäh. Ja vastuseks teile ei, ma ei tule ööseks. Aga ja selles mõttes, et see mulle pärandatud maja, ma ei ole endale maja ostnud, ma olen koomik, aga nagu maja müümine on nii veider asi, sest mind on nagu kasvatatud, ma olen aru saanud, et asjad toimivad niimoodi, et kui me lähme kellelegi külla, kellegi koju, siis me ütleme nende kodu kohta midagi ilusat. On ju? Isegi kui ei ole mitte midagi ilusat, siis me valetame või mõtleme midagi nagu, kui ma esimest korda Danielile külla läksin ühikasse, siis ma ütlesin, et ei lõhnagi nii halvasti, kui ma ootasin. Midagi positiivset, on ju. Ja nüüd ma müüsin maja ja pool aastat järjest käisid mul külas inimesed, kes astusid uksest sisse, tõmbasid hinge ja hakkasid mulle seletama, mis mul kodus valesti on lihtsalt. Tere vend on lihtsalt nagu, mis pask sul siin toimub? Saun oli pildi peal poole suurem, on ju. Ja ma alguses mõtlesin, et see on nagu majamüügiga tulenev asi, aga nüüd ma olen käinud ise kinnisvara vaatamas ja nagu ükskõik kui perses on, ma ei ütle midagi, ma lihtsalt ei osta nagu. Ja siis ma sain ka aru, et see on nagu inimtüüp, sest mina näiteks, ma ei ütle mitte kunagi. Ükskõik kui palju mulle mingi pildi peal või kuulutuses valetati, kui see ei ole see, siis ma lihtsalt nagu, ma lähen ostma kellegi kuradi 400 eurost Opel Omegat, on ju. Tüüp sõidab Go-Marketi parklas, sulle normaalselt hüppab pillis sees, on ju. Vaatab mulle otsa ja nurrub ju noh. Nagu, ma ütlen talle, et nurrub, aga värve ei meeldi. Ta müüb 400 eurost Opel Omegat, ta teab, et elu on perses, ma ei pea talle tõestama seda vaata. Ja aga kuna mingid tüübid ei jäta asju endale, siis ma hakkasin mõtlema, et kus nad elus seda veel teha saavad. Et kus kohas meie eludes juhtub seda, et võib-olla reaalsus ei ole päris see, mis pildi peal lubati. Ja ma olen kuulnud, et Tinderis kipub seda palju juhtuma, et neid on ju neid kasutavad sõbrannade pilte ja siis tahavad hästi pimedas kokku. Nagu, tead see, et sa oled kellegagi internetis 2 kuud juba rääkinud, peate kuskil kohvikus kokku saama lõpuks ja oled pilte värki vaatanud, siis ta ütleb sulle, et jaa. Ja siis ma olen seal tüdruk, kellel on punane roos juustes. Siis on nagu see, et kuule, ma olen su pilte ju näinud. Siis ta on see, et no jah, aga otsi seda roosiga tüdrukut. Nagu, ma mõtlen, et kui see tüüp, kes mu maja käes sõimamas, kui ta jõuab sellele kohtingule, kus tüdruk ei ole päris see, mis võib-olla pildi peal lubati, kas ta käitub täpselt samamoodi nagu. Jõuab kohvikus, ei ole veel maha istunud, siis nagu, mis pask sul siin toimub? Saun oli pildi peal poole suurem.